Inimese vaim ja on ka olemas mingid muud vaimud. Ja vot selle nagu kohale jõudmine aitas avada selle, et üleloomulik armastus tuli ka inimeste vastu. On asjad, mis on Jumalalt, mis on Jumala looming, ja on asjad, mis tulevad meie hingevaenlaselt saatanalt. Tere tulemast vaatama ja kuulama saadet Üleloomulik. Minu nimi on Herkis ja tegemist on siis saatega, kus me räägime sellest, mida Jeesus on teinud, mis vägevaid imesid ja tunnustähti on sündinud Eesti maa peal noorte ja vanade elus. Ja esimene saade täitsa me räägime minust ja minu abikaasast Maarjast. Nii et tere tulemast Maarja esimesse saatesse. Tere. Kas on põnev ka? On. Et räägime sellest, mis üleloomulikke asju me oleme oma elus näinud, mida Jeesus on teinud. Ole hea, natukene tutvusta ennast ja võib-olla mina ka ennast, et kes me oleme ja mis me teeme ja siis lähme nende lugude juurde. No, me oleme abielus ja juba 8 aastat. Saab augustis 8 aastat, jah? 8 aasta käib. Meil on 3 last ja me elame Hiiumaal. Ja siis praegu teenime kaasa Hiiumaa kristlikus missioonikoguduses. Sina oled pastor ja minul on ka seal mõned ülesanded. Ja see on koht, kuhu me siis iganädalaselt panustame. Jah. Ja lisaks sellele olen ma koolis õpetaja. Teen õpetajatööd, tööõpetus või uues keeles on tehnoloogia. Et see on see ja sina tegeled veel natukene sellise piltide töötluse või kuidas ma ütlen? Ja no virtuaalne assistent on korrektne, aga ja see läheb sinna arvutigraafika ja töötlus ja erinevad sellised asjad. Ja. Just. Ja õpin ka praegu. Jah, teoloogiat. Just No. nii. Ja samas koolis, kus mina õppisin kunagi mõned aastad tagasi. Aga kuule, hüppame kohe pea ees sinna sisse, kui nii tohib öelda. Et mis on need asjad, mida me oleme näinud ja kogenud. Ja tegelikult, kui aus olla, siis ega mina ei olnudki oma elus näinud väga suuri imesid või tunnustähti. Aga üks hetk hakkasid need meie elus järjest rohkem esile tulema. Ja ma alustaksingi selle looga, kus ma kuulasin meie koguduse rajaja raamatut, Harri Elleri raamat vaimulikust perspektiivist. 3. osa oli see raamat ja mingi asi, mis seal oli, kõnetas mind. Ma nägin seda, kuidas ta näeb piiblit teistmoodi, kuidagi elavalt või mingi tähendus on selle. Ja ma ütlesin palves Jeesusele, et palun tee minu silmad ka lahti, et ma näeks piiblit. Ja ma hakkasin nägema piiblit täiesti uuel viisil. Ja niimoodi hakkas kogu asi peale. Kas sa mäletad seda, et kuidas ma põlesin siis ja eks see sütitas ju sindki. Ja ma mäletan, et ega see juhus ei olnud, et meil oli nii, et TV7 pidi tegema meie kogudusest saate. Ja siis sa mõtlesid, et oota, aga et peaks natuke uurima, et kuidas siis meie kogudus sai alguse. Ja Harri Eller rajas selle ja ta on kirjutanud mitu raamatut. Ja lihtsalt siis, kui sa hakkasidki lugema, ma usun, et Jumal ka pani selle nii-öelda sama visiooni sinu sisse kui pastor, sama koguduse pastor. Ja see oli väga võimas minu jaoks, sest ma nägin seda põlemist sinu sees ja seda, kuidas Jumal hakkas midagi tegema ja samaaegselt tegelikult Jumal oli ka minu sees juba alustanud midagi. Ja ma mäletan seda, kus ma läksin oma sõbraga rääkima ja rääkisin, kuule, ma siuke raamat on ja olen uurinud seda ja teist ja me leidsime nagu ühise keele või ta rääkis samast asjast ja selle peale ta ütles, kuula Reinhard Bonke raamatut Living of Fire ja kui ma seda kuulesin, siis Reinhard Bonke see raamat nii-öelda käivitas veel midagi uut ja see oli üleloomulik tervenemine tegelikult ja see julgus
Ja ma mäletan, kuidas ehitasin seda aiamaja, mis meil õues on ja seal läks klaas katkis. Ma mõtlesin, vau, et nüüd ma paletan ja see klaas peab terveks saama sellepärast, et Jumala vägi on nii suur ja kõik loodud peab kuulema ja sõna, mis muidugi terveks ei saanud, aga jälle see pani käima midagi, kuni lõpuks me vaatasime mina vaatasin ühte Toadvaidi teenistust. Sattusin vaatama ja kus inimesed said terveks, mõtlesin, nii lihtsalt käibki. Ja panin oma käe selja peale, mis oli parasjagu ka väga haige ja nii-öelda matkisin seda, mis seal oli. Ütlesin, Jeesuse nimel selg saa terveks. Ja kui ma püsti tõusin, sa istusid minu kõrval, siis mõtlesin, et lähen nüüd võtan halvaigistit ja mu selg oli terveks saanud. Ja siis ma mäletan, kuidas ma kisasin siin, wow, ei ole. See oli siukseid esimesi kordi, kui ma üldse nägi mingit reaalset tervenemist, mis võis sündida meie elus või minu elus ka. Et varem ma uskusin, on asjad, mis sünnivad, aga mitte kunagi seal, kus mina liigun või olen või mitte kunagi minu keskel. Aga sealt läks see käima. Ja võib tekkida küsimus, et te olete ju usklikud, kas siis varem ei palvetanud või? Muidugi palvetasime, aga lihtsalt ma arvan, üks roll oligi see, et me olime saanud nii usku täis läbi nende lugude, teiste lugude ja siis Jumal oli seda pinnast valmistanud ja siis see avanes. Ja ma arvan, et ma usun, et meie eesmärk on ka, podcasti eesmärk on see, et me tahame rääkida neid lugusid, et me kõik kristlastena saame elada seda elu ja et need asjad võivad olla nagu igapäevased. Ja vot siin ma peangi väikse korrektuuri tegema. Päris esimene intro video, mis ma tegin, siis seal ma ütlesin, et see sai inimeste nii-öelda toetuse abil käima lükatud. See ei ole vale, aga üks asi selle terve saate eesmärk on siis rääkida sellest, et kui me teame, et Jeesus läks, tervendas inimesi, ajas välja kurjad vaimud ja paljundas toitu ja kõike muud, siis me oleme Maarjaga näinud, et see kõik võib sündida ka täna. Ehk nagu Apostlite tegude raamat piiblis, et see on ka täna aktuaalne ja see nii-öelda terve podcast, millega me tegeleme, see üleloomulik tegelikult ongi nii-öelda õhutuseks ja julgustuseks igale ühele, kes on vaatamas või kuulamas seda, et minna ja astuda ja näha tõesti, et see täna sünnib, et Jeesus on neid samu asju tegemas. Nii et tegelikult see on see natukene teravam sellel podcasti saatel või eesmärk siis, mida see peaks või võiks kanda, aga kõike ka Jumala abiga. Aga nüüd, Maarja, kui sina olid näinud seda tervenemist ka minu seljal ja siis muidugi mina läksin väga täisusku, kohe läksin teiste inimeste eest paletama. Mida sina samal ajal tundsid? No sellel hetkel muidugi ma sain ka seda usku täis, aga Jumal mind nagu kasvatas natuke teisel viisil, oli juba varem kasvatanud või kuidagi, ma arvan isegi aasta enne seda. Ja kui ma räägin lihtsalt üleloomulikkusest, mida varem mu elus selliselt ei olnud, siis minu lugu, kui ma hakkan enda loost rääkima, siis see algas sellest, et ma olin hakanud märkama ja kuidagi eriliselt oli esile tõusnud prohvetlik kõnelemine. Alati, kui keegi seda tegi, see köitis mind ja ma hakkasin väga igatsema, mõtlesin, et kas üldse on okei igatseda sellist asja, sest ma tahaks väga, et ma saaksin teenida kogudust ja inimesi selle läbi. Ja ma olin nende mõtetega ja ma olin palves Jumala ees ja siis ma võtsin piibli lahti ja mul tuli kirjakoht, kus oli selline sõnastus, et inimese poeg kõneleb prohvetlikult. Ja siis see oli selline kinnitus, ma sain julgust juurde, ma hakkasin otsima, et kuidas ma siis saan seda teha ja ma teadsin, et ma võin taodelda seda vaimuandi. Aga ma ei teadnud, kuidas. Aga kuna see janu oli päris suur, siis ma hakkasin kuulama mingisuguseid jutlusi ja mäletan, tol hetkel oli Gordon Van Velen, oli jah, see meesterahvas oli Toompea koguduses. Ta küll natukene peale seda juba suri, aga ma mäletan, kui ta rääkis prohvetlikkusest ja sellest, et me võime seda kõik teha.
ja mind väga kõnetas üks lause, mis ta ütles, et lihtsalt alusta, et see on nagu jalgrattasõit, et alguses käidki kena ja aga ühel hetkel sa oskad sellega sõita. Ja et see on väga lihtne, lihtsalt alusta, tee suu lahti, ütle, see on Jumala sõna sulle, Herkis, ja siis vaata, mis tuleb. Ja et ma ei pea pelgama seda ka, kui ei lähe täppi, et mis sellest siis on, kui ei lähe. Ja see on inimese enda läbi katsuda, sest piibel ütleb seda ka, et katsuge kõik asjad läbi, need sõnad, prohvetlikud sõnad ja muud asjad ka, mis me saame, jah. Ja mina olin väga sihuke arglik, absoluutselt mitte enesekindel ja siis ma proovisin, aga ma proovisin enda peal. Ma hakkasin endale provoteerima. Ja kui aus olla, siis see oli ka väga hea algus, sest esiteks ma õppisin rohkem kuulama Jumala häält ja need asjad, mis Jumal mulle enda kohta andis, need tegelikult kõnetasid mind. Ja need olid täitsa erinevad sellest, mida ma ise mõtlesin. Ja ma mõtlesin, et see peab toimima. Ja sina ka teadsid, et ma väga igatsen seda andi ja meil olid ükskord külalised. Meil oli väga hea aeg ja siis sa ütlesid sellise lause, et meil ei ole teile midagi anda, aga me anname teile, mida meil on. Ja täna Maarja profeteerib teile. Ja muidugi minu sisse tekkis sihuke hirm, mis mõttes sihuke värin oli sees, et kuidas, Herkis, miks sa nii ütlesid? Aga samas ma ei saanud seda nagu tagasi ka võtta. Et ma olin ikkagi nii palju juba, ma uskusin tõesti, et ma pean ise astuma selle sammu, et muidu see ei sünnigi kunagi. Ja siis ma avasin oma suu ja ma ei mäleta, mis sealt tuli ja kas see läks täppi või ei läinud, aga peale seda muutus küll midagi väga tugevalt, et ma astusin ühte uude nagu teenimisse ja nüüd ma võin öelda, et see on tõesti nagu üks osa mu elust, et see prohvetlik and tuli ja see tuli läbi taotlemise. Seda on väga äge vaadata või jah, kõrvalt vaadata ikka peab ütlema, kuidas mõned naised sulle helistavad või kirjutavad, et Maarja, palun, kas sa profeteeriksid mulle, ma tahan kuulda Jumala sõna, mis on tegelikult kohati täitsa piibellik. Kui kuningas Taavet näiteks hiljaaegu lugesin, läks ja küsis, mis sõna mul on ja preestri käest ja see niimoodi mõnikord ikka aeg-ajalt küsiti ja Jumal räägib tegelikult. Ja see on vägev. Ja need inimesed, kes sinult on ka küsinud prohvetlikku sõna, neid on kõnetanud. Sa küll mõtled aeg-ajalt, et mis asi see üldse oli, aga tegelikult Jumal on toonud esile need asjad. Eks seda inimlikku kahtlust tuleb päris palju ja see on, ma arvan, loomulik, aga sellele ei tohiks liiga palju nagu tähelepanu pöörata. Jah. Et Jumal tegutseb igal juhul. Ja Jumal lasebki siis seda kinnitada ka, et see on kindel asi, et aga ma arvan, et selles saates me ei peagi väga palju selgitama, kuni just ei tule mingeid probleeme või asju, aga mõte on rääkida ikkagi neid lugusid ja kes saab öelda, et niimoodi ei sündinud, et kui inimesed on seal ja näevad seda, siis nad saavad ainult kinnitada. Mingi asi, mis ma ise nagu nägin, mis muutus lisaks selle prohvetlikule sõnale, neid ma sain ise ka üpriski juba nii-öelda ammu, kui võib öelda. Aga see tervenemise ainult tuli esile, aga lisaks oli ka sihuke asi nagu tarkuse sõna kasvas. Ja seda ma ei olnud nagu varem niimoodi kogenud. Ja mis on see tarkussõna siis? See, et ma tean kelle kohta mingit asja, mingit fakti või midagi, mis on olnud ja see läheb tihti üle prohvetlikuks siis sõnaks, ehk siis nii-öelda ennustuseks midagi, mida Jumal tahab teha. Alati on, mida Jumal tahab teha, mitte seda, et mis tulemas ja nii edasi. Sest ma näen seda, et prohvetlik sõna on alati üks julgustav asi. Okei, teatud kohtades me näeme piiblis ka, kus oli sellist noomimist, aga see on koguduse ülesehitamiseks. Ja see tunnetussõna siis ma olin siin suvel laagrites juba paar aastat tagasi ja ma läksin seal mingite inimeste juurde, Jumal ütleb, et kuule, see inimene näiteks mängib tennist või see inimene ratsutab hobidega, just on tihti tulnud. Või hiljaaegu oli, kus ma sain sõna, et Jumal ütleb, et see inimene ujub
või need võib-olla hobid on mulle endale meelde jäänud ja kui ma mainin seda, siis sealt hakkab prohvetlik sõna edasi voolama. Või tegelikult on ka mingid asjad, või noh, et ma tunnen seda, et su isa ennast poos ülesse näiteks. Ja siis on poos küll, kust ma seda tean, ma ei tea, noh, jumal ütleb tegelikult. Aga vot sellist tarkuse sõnad hakkas ka tulema ja läbi selle muidugi prohveteerin. Ja mingid ajahetked ma näen ka, et mingi asi voolab. Ma olingi 2 aastat tagasi vist olin jah ühes noortetöös ja mul oli siuke koht, kus seesama prohvetlik sõna voolas. Ma ütlesin, nüüd teate, kes iganes igatseb prohvetlikku sõna, siis küsigi, sellepärast ma tunnen, et Jumal annab seda, see lihtsalt voolab välja. Mina ei tea, mida öelda, aga Jumal teab. Aga sinu nendele prohvetlikele siis sõnumitele, mis sa oled saanud lisaks neile, oled sa näinud ka unenägusid? Räägi natukene nendest ka. Ma ütleksin niimoodi, et ma teadsin, et prohvetlik and on sinul. Et me juba abielu algusaastatel ma nägin seda ja see oli nii eriline minu jaoks. Ja see oli üks põhjus, miks ma seda igatsema hakkasin. Ja ma ei tea, mis hetkel see sulle tuli, aga võib-olla see on ka mingi and, mis sul juba on väga ammusest ajast. Siis minul on selline and unenägude nägemine, et ma juba lapsena nägin unenägusid, mis olid siis kas positiivsed või negatiivsed, aga ma nägin, et need on väga sügavad, need on vaimsed. Ma kogesin ka rünnakuid läbi unenägude, mul olid luupainajad ja see muutus küll siis, kui kui minul algas isiklik suhe Jumalaga, siis see muutus natukene, luupainajad kadusid ära, aga ka läbi selle tegelikult ma olin juba kogenud, et mingi prohvetlik and on Jumalalt, sest mõni unenägu läks nii-öelda täide. Aga ma ütlen, et need olid pisut hirmutavad isegi siis, kui ma juba käisin Jumalaga, sest vaimumaailm on üpris selline, nagu palju teadmatust oli seal. Ja selleni me jõuame ka kindlasti, millal see muutus, millal kadus ära hirm. Aga tõepoolest, Jumal on andnud mulle prohvetlikke unenägusid ja selliseid, jaa, need on väga erilised olnud, et Seal sellel korral, kui minu seljavalu ära kadus, siis ma arvan, et see ei olnud pelgalt ainult seljavalu, vaid oligi mingi asi veel kadus ära ja ma arvan, et see oligi inimeste kartus. Et ma julgesin minna ise ka kuulutama ja rääkima sellest, et mu seks sai terveks, ma hakkasin rääkima teistele, et nemad võivad terveks saada ja ma hakkasingi nägema. Ja nüüd läbi selle kasvas veel enam see julgus liikuda ja üks hetk oligi see koht, kus neid imesid oli juba nii palju, et iga nädal ma panin kirja mõne ime, siis ma ütlesin, Jumal, et kui üks inimene saab nädalas terveks, siis seda on nagu juba vähe, et võiks saada rohkem terveks, et see oli tõesti nii sage. Ja siis Jumal hakkas näitama seda vaimset maailma, mis sa just mainisid ka. Ja vot seda mina igatsesin näha, sest ma hakkasin piiblis nägema, et peaaegu igal pool, kus Jeesus tegi terveks, aasta välja kurjad vaimud. Ja vot see pani mind mõtlema, et ta andis ka jüngritele meelevalda ajada välja kurja vaime. Ja ma tahtsin ka seda hakata nägema ja siit avaneski nii-öelda uus uks Jumalas, et ma olin ühes alfa väljasõidu, kui seal üks nii-öelda ühes inimeses tuli välja teemon, kes karjus ja röökis ja tegi igasuguseid siukest, pigem häältega, ega ta füüsilist midagi suurt ei teinudki. Aga kui ta võib öelda tsirkust teinekord ja mitte see inimene, vaid see teemon lihtsalt. Et seal peab ka nagu aru saama. Ja muidugi too hetk läksid mul silmad põlema. Vau, mis toimub? Ma pean küll mainima ära, et see ei olnud päris esimene kord, kui teemon nii-öelda manifesteerus, et ma olin näinud seda vähemalt ühe korra varem ka, kui ma lihtsalt olin palvetanud ja jälle kuulasin, mida Jumal ütles, ütlesin sõnumi edasi, kui sõnumi oli andnud, pistis inimene karjuma pikali maas ja nii edasi. See oli sarnaselt, aga seekord ma nagu teadsin, mis toimub. Ja ma olin õppinud nagu läbi piibli seda, et mis
mis toimetused nagu on või mida tuleb teha ja milline meelevald ja autoriteet on minul läbi Jeesuse Kristuse. Jah. Ja siis hakkas neid hiljem tulema järjest rohkem ja rohkem. Meil siinsamas kodus on saanud inimesi vabaks küll. Ma olen käinud ja paletanud ja erinevaid nüansse olnud. Kui sina oled jälle olnud kaasas või vaadanud neid asju, mida sina oled siis tulnud või mõelnud? No väga palju olen mõelnud. Ma mäletan väga hästi seda esimest korda või siis tegelikult teist korda. Aga kui Jumal oli juba natuke rääkinud meile sellest, et oli avanudki piiblis selle, et see on ka üks asi, mida ma olen saatnud teid tegema. Oma jüngreid siis. Aga minu pagas oli päris sihuke korralik selles kohas, et ma olen kristlikust perekonnast ja keegi ei ole otseselt mulle rääkinud sellel teemal, aga kuidagi läbi aja oli minu arvamus kujunenud selliseks, et teemonite väljaajamine, see on hirmus asi, seda kindlasti ma ise kunagi ei tee ja ma ei taha seda teha ja ma ei taha üldse liiga palju vaimumaailmast teada. Aga ma ilmselt ei saanud päris hästi aru, et see ei ole asi, mida karta. Ja siis, kui oli see esimene olukord, kus olidki nagu, me olime siis juba abielus ja siis see juhtus, et sa olid seal Alfa väljasõidul ja sul läks kauem, kuna see oli mandril, aga me oleme Hiiumaal. Ja sa andsid mulle teada. Ja siis ma mõtlesin küll, et kas äkki sa oled kuidagi ise seotud või hästi palju imelikke mõtteid tekkis, et oota, et ole siis ettevaatlik ja nagu ma ei tea, kust need tulevad. Võib-olla mõni inimene mõtleb, et kuidas sa niimoodi mõtlesid kristlasena, aga ma mõtlesin nii. Sest see teadmatus oli hästi suur. Ja siis see tegelikult käivitas jälle midagi uut. Jumal hakkas kasvatama, näitama ja õpetama. Ja huvitav oli see, et enne kui ma rääkisin unenägude nägemisest, siis olid mingid hirmud seal, kui ma nägin mingit väga vaimset unenägu ja ma ärkasin või siis isegi unenäo sees, ma tundsin hirmu. Aga siis, kui Jumal hakkas avama vaimset maailma, siis ma sain aru seesama, mis sa ütlesid, et millise meelevalla on Jeesus meile andnud ja et Jeesus nii-öelda kõnnib nende madude ja skorpionite ehk teemonite peal. Ja ma ei pea samamoodi hirmu tundma, sest ma olen temas. Ja siis muutus ka täielikult see nagu suhtumine. Ma isegi mäletan, kui ma nägin siis ühte unenägu, kus oli niimoodi, et oli üks mingi madin, mina olin ühes hoones teisel korrusel, ma kuulsin alumisel korrusel mingid madinad ja ma sain aru, et see on vaimne, teemonlik, aga mingisugune, ma usun, et Jumal pani tugevalt mu sisse selle, et ma pean minema alla korrusele. Ma läksin, ma ei kartnud ja ma nägin seal ühte trolli. Ja siis see troll oli niimoodi siruli maas seal ja siis ma nagu ei kartnud, aga ma ei teadnud, mida ta teeb. Ja siis ta tuli nõnda hooga püsti. Ma mõtlesin, on ta surnud või ei ole, aga ta teeskles surnud. Ta võisis hooga püsti ja siis sellise tugeva nagu löögiga, ta ise ei tulnud kallale, aga mingisugune siuke puh. Ja siis ta lükkas selle nagu jõuga mind vastu seina. Ja siis ma olin seal vastu seina ja mõtlesin unenäos siis, et ta võib mu ihu hävitada, aga ta ei saa mu vaimule teha liiga. Siis ma ärkasin üles ja mõtlesin, mis asi see veel oli. Et täiesti teine suhtumine, et isegi kui ta nagu kuidagi tuli ja tal oli mingisugune vägi, siis see üldse ei mõjutanud mind. Sest ma sain aru, et see ei saa mind hävitada. Ja selle unenäoga seoses oli veel eriti võimas see, et tegelikult see olukord juhtus päriselus, selles samas hoones, kus ma viibisin, aga muidugi mul ei olnud seal ühtegi trolli, aga ma olin selles samal ülemisel korrusel, siis tuli üks inimene sinna majja ja seal oli veel üks teine inimene ja nende vahel tekkis selline
vaimne nagu ütlemine ja nagu mingisugune nii-öelda maadlus. Nii et ma teadsin, ma pean minema sinna alla korrusele. Ma läksin sinna, see inimene hakkas oksendama, see oli täiesti sihuke, aga ma teadsin, et see on seesama unenägu. See oli väga selge. Ja siis ma nagu mõistsin, et okei, vaimne ja füüsiline maailm, ma ei saa neid nii lahutada, vaid me elamegi füüsilises maailmas, kus on nagu vaimne maailm tegelikult ümbritseb meid, me elamegi siin. Ja ma ei saa öelda, et ma ei taha sellest midagi teada, sellepärast et see on selline relv, kui ma tean seda, et mis tegelikult toimub ka vaimses maailmas. Seesama asi, millest sa räägid, see toimus ka minul, ütleme nii, et natuke selle eristamine või eraldamine, et füüsiline maailm ja vaimne maailm või ütleme ka niimoodi, et ka inimese suhtes, et on inimese vaim ja on ka olemas mingid muud vaimud. Ja vot selle nagu kohale jõudmine aitas avada selle, et üleloomulik armastus tuli ka inimeste vastu. Ma kõndisin tänava peal, ma mäletan koos, meil oli üks laps oli veel vankris, läksime vankriga ja ülevoolav armastus tuleb meesterahva vastu, lihtsalt vastu inimene. Ja siis see, et kuule, Jeesus armastab sind, kas keegi on sulle öelnud seda? Ja see lihtsalt voolas ja voolas, igal pool hakkas see nagu voolama. Ja ma usun, et see oli ka jälle mingi asi, mis tuli Jumalalt. Jah. Ta andis enda armastuse minu sisse, et armastada nii-öelda läbi minu teisi inimesi, et see on tema armastus tegelikult. Ja see sai ka veel rohkem nagu esile tulla ja täna, hiljaaegu oli olukord, kus ma pidin ka inimesega rääkima või küsisin talt mingeid asju ja ma ütlesingi talle, et nagu sa aru saad, et ma ei saada sind kohe Paldiski maanteele, et ma tean, mida küsida ja ma tean, kes oled sina ja ma tean, milline on vaimne maailm. Ja see oli talle ka sihuke, vähemalt tundus, et sihuke toetav, vau, et kas sellest saab vabaneda, kas need asjad ei olegi osa minust või need ei ole minu oma, need ei ole, need vaimsed asjad, teemonlik elu ei ole meie oma, vaid see on saatana oma, kes on tulnud ja hävitama. Tema ülesanne on hävitada. See on huvitav, minul oli ka, see on tõesti asi, mis muutus täielikult peale seda perioodi, et mul oli ka nagu see arvamus, et kui inimesel on mingi negatiivne nagu sihuke, et me teame, et tal on mingi asi, mis kellelegi ei meeldi ja siis ma kleepisin selle tema külge. Nii et see ongi see inimene, aga siis, kui Jumal selle vaimse maailma avas, siis ma sain aru, et on asjad, mis on Jumalalt, mis on Jumala looming ja on asjad, mis tulevad nii-öelda meie hingevaenlaselt saatanalt. Ja see tõesti aitas väga palju rohkem inimesi armastada, sellepärast et sa teadsid, et kes ta on Jumalas. Ja et kui see probleem siin praegu su elus on, siis sellest on ka vabanemine. Ja tõesti nii oli. Aga nüüd me oleme rääkinud siis nendest vaimsest maailmast, armastamisest, piibli avanemisest, imedest, mis veel siis sündis, võib-olla mingi lugu ka siis, mis tuleb kohe meelde, et mida on sündinud? No väga suur osa on tegelikult olnud nii-öelda füüsilised tervenemised, need ikkagi, me elame füüsilises maailmas ja see on asi, mis mõjutab. Aga ma räägiksin ka enda loo, et mul kunagi oli anoreksia ja Jumal tervendas mind sellest, täielikult taastas, aga üks asi oli jäänud ja see jääb siis lähiaastatesse. Samal ajal, kui sinu selg sai terveks, siis tegelikult minul olid selle anoreksia ajast jäänud põiepõletikud, mul oli see muutunud krooniliseks ja see oli tegelikult meie abielus üks väga suur osa, sest kogu aeg me pidime nagu mõtlema, et kas on olemas need ravimid, kas see võib tulla nüüd järsku, sest kui see tuli, siis oli kohe mitu päeva nagu nii-öelda ära röövitud selle pärast ja siis ma kuidagi väsisin sellest ära ja igatsesin vabanemist. Ja sel ajal juba olid tervikliku tervenemise teenistused ja nad jagasid seal palverätikuid. Ja ma olin ühel teenistusel, ma ei läinud eespalvele, aga ma võtsin selle palverätiku. Läksin koju, panin selle padja sisse
ja mu mõte oli see, et jumal, ma olen väsinud sellest, ma ei taha neid põiepõletikke ja ma igatsen terveks saada. Ja siis möödus aasta ja kuidagi ma ei pannud üldse tähele, et mul ei ole kordagi olnud, see oli ikkagi nagu iganädalane, igakuine, aga aasta aega ma ei olnud märganud. Ja siis ma märkasin üks päev, et vau, ma olen terve. Ja täna on mitu aastat sellest möödas ja mitte kordagi ei ole ja ma tean, et Jumal tegi mind täiesti terveks millegist, mis oli krooniline. Ja see oli minu selline tervenemise lugu, mis ma tean, et see oli üleloomulik ja see oli võimas. Jaa, ma mäletan ka seda, see oli väga rõõmustav hetk tegelikult. See nii-öelda arusaamine, et sa oled terve olnud ja tõesti sul ei ole haigusi olnud. Lisaks üks-ühele nii-öelda tervenemislugudele, mis on ka vahvad olnud, on ka ju juba meil kogemus sellest, kuidas teenistusel võivad mitu inimest korraga saada terveks. Räägi see lugu ka, me olime koos ühes lastelaagris ja seal said päris mitmedki terveks. Möödunud suvel olime ja me olime seal koos teenimas. Ja meil olid muidugi oma lapsed ka kaasas, kes on väga pisikesed, siis ma enamasti tegelesin nendega, aga mul oli võimalus olla ühel teenistusel, kus sul oli sõna antud. Ja siis sa rääkisid seal ka lugusid, aga siis ma veel istusin seal kuskil tagareas, mõtlesin, et kuhu see küll välja viib, et lapsi nagu kõnetas, aga nad sahmisid seal. Aga siis Samal ajal oli Äikesetorm. jah, äikesetorm oli taga mingi sähvis välku ja siis tuul oli hästi tugev ja ja kusjuures seal oli veel see, et sa ütlesid, et tahate näha, mida Jumal teeb. Et me palvetame praegu, et see tuul vaibub ja siis see sünnib. Me palvetasime ja see juhtus nii. Tuul vaibus, see oli nagu mida ja see juba tõmbas laste tähelepanu, kes tahtsid. Osad ikka sahmisid edasi ja siis sa ütlesid ka, et kes tahavad, võivad minna välja vaatama äikesetormi. Aga lihtsalt, kes tahavad kuulda Jumala sõna, siis olge siin sees ja siis kuidagi see asi rahunes. Sa rääkisid neid tunnistusi ja siis me jõudsime selleni või sina jõudsid selleni, et võib-olla on siin saalis veel keegi, kes päriselt nagu vajab tervenemist ja küsisid, et kas on kedagi ja üllataval kombel lastel oli väga palju probleeme, kellel oli selg valus või mingi jalg valus, igasuguseid asju. Ja siis hästi armas oli see, et lapsed tõid ka välja, et aga sääsepunnide sügelused võtsid ka ära kaduda. Ja ma mõtlesin küll sellele, et kas see päriselt toimib nii. Ja siis sa palvetasid esimest korda niimoodi eest üldiselt ja küsisid, kes sai terveks, tõsta käsi ja osad käed tõusid, need olid väga üllatunud, need laste siirad nägu. Ja siis see oli väga lahe. Teised said ka nagu julgust juurde, siis tulid seal veel mingid lisahaigused. Ja sa palvetasid veel ühe korra. Ja siis sai veel inimesi terveks. Ja see nagu tähelepanu läks sellele tõesti, et lapsed olid üllatunud, mis just juhtus. Isegi sääsepunnide sügelused kadusid lastel ära selles kohas. Ja sealsamas juhtus selline lugu ka, kus üks poiss oli enda kõrval olevale täiskasvanule öelnud, et mul piimahammas valutab ja ma tahaks, et see välja kukuks. Ja selle palve ajal, ühe neist palvete ajal, siis see hammas kukkus talle peopesa peale. Ja hiljem sellest tunnistas ka ja see oli lihtsalt võrrata, et Jumal sellised laste keskel nagu tegutseb. ja tegelikult see too teenistus lõppes selliselt, et see äikesetorm jõudis täitsa meieni pärast ja see, me ennem vist ei maininud seda, et see oli telgis ja sihuke suurem telk oli ja mis siis juhtus, oli see, et väiksed lapsed on seal, elekter läks ära ja siis ülistuse aeg vist oli või midagi sellist ja järsku kõik hakkasid laulma koos ja lapsed hakkasid laulma ja kõik see telk seal laulavad ja hüppavad, ma ei karda, mingi laulusõnum oli, ma ei karda, sest Jeesus on minuga. Ja kõik hüppavad, laulavad seal, siiamaani tulevad külmavärinad peale, kui ma mõtlen. Ja see oli nii äge, sest korralik torm on telli alt voolab vett sisse lihtsalt. Aga näete seda, kuidas seal tehnika ilus tõstsid tehnikat üles, et lühisesse ei läheks kuidagi, sest see voolas sisse ja kõik
hüppavad ja laulavad ja see oli ülivõimas tegelikult ja see kartus võeti ära sealt. Ja see oli vägev kogemus tegelikult jälle, mida Jeesus teeb ja Jeesusel ei ole piire. Tal tõesti ei ole piire, et nii nagu see tuul mingi hetk vaibus, sääsepunnik kadusid ära, need kõik asjad, Jeesusel ei ole probleemi nendega tegeleda. Jah. Kas on midagi veel, mida sa kindlasti tahaksid rääkida, mingi lugu või nüanss välja tuua mingist olukorrast? No tervenemised on see, mis on selline käega katsutav alati olnud ja mulle meeldib nendest lugudest rääkida, sest eelmine suvi me juba läksime laagritesse ja sina juba liikusid ja inimesed saidki terveks, aga siis tegelikult sellele eelnes veel see aeg, kus meie oma koguduses need asjad hakkasid juhtuma. Ja ma mäletan väga hästi ühte teenistust, kus sa nagu tõid sellise või nagu andsid justkui nagu väljakutse, et kes tahab õppida seda, et kuidas palvetada haigete eest. Ja siis meil oli üks haige seal koguduses, kellel oli see palus ja sa kutsusid ta ette ja siis paar inimest ainult tahtsid õppida. Võib-olla lihtsalt pelgasid kaameraid, meile on need ülekanded ka teenistusel. Aga 2 inimest tulid ette ja siis sa õpetasid, et meil ei ole vaja pikki palveid, vaid lühidalt lihtsalt ütled sellele samale valule, mis seal on, et Jeesuse nimel mine välja. Ja siis 2 inimest palvetasid ja midagi ei juhtunud. Ja siis ma mõtlesin veel seal pingis istudes, et aga nüüd siis Erkis palvetab ja inimene saab terveks ja kogu au läheb sulle, et see nagu ei mängi välja. Siis sa palvetasid ja inimene ei saanud terveks. Ja kõik läksid oma kohtadele tagasi ja siis see haige inimene siis, kellel oli selipalus, ühel hetkel hakkab lehvitama. Ja sa kutsusid ta ja ütlesid, mis siis on? Ta ütles, ma läksin oma kohale, ma hakkasin ennast siirutama ja mu selg sai täiesti terveks. Ja terve kogudus oli tegelikult meeldivas mõttes üllatunud, et Jumal tõesti tegutses, aga ta nagu mõtles selle plaani lõpuni välja ka. Et see au läheks Jumalale, mitte ühelegi inimesele, kes seal õpib, et kuidas palvetada ja siis oli veel teenistusi, kus Jumala vaim pani südamele keset teenistust, üldse mitte mingi korra järgi, et nüüd palvetame haigete eest ja siis meie silmade ees inimesed said terveks. Ja see käivitas tegelikult meie koguduses ka mingi usu, nii et ma olen väga palju kuulnud, kuidas inimesed lähevad ja palvetavad ja neil on see usk, et kõik need asjad, mis me täna oleme rääkinud, need on kohe esiteks jõudnud meie oma kogudusse ja samamoodi see ei ole ainult meie lugu olnud, vaid Jumal on ka teiste inimeste südames teinud või nagu tööd ja siis nad on väga nagu kinnitanud ja kokku läinud tegelikult, et kõik see on nagu mõeldud levimiseks. Amen selle jutu peale. Ja ma arvangi, et mida see näitab, on see, et üheski inimeses ei ole mingit, ma ei tea, väge või midagi, vaid vägi on Jeesuses Kristuses. Ja tema saab kasutada inimesi küll nagu tööriistad, aga au kuulub temale. See on tema oma, see on tema teod, tema käekiri, mitte ühegi inimese mingid asjad ja tõesti need lood ju, mida me oleme ka koguduses jaganud, siis see on käivitanud koguduse liikmeid ka vaatama, et ma võin ka teha mingit sellist asja. Üks inimene mõtles, oota, et see vaimne maailm, ma võin ju ise ka siis palvetada või vabaks saada ja juhtub see, kus ta on omaette palves ja ta saab vabaks. Ta saab teemonitest vabaks. Et keegi ei olnud, seal ei olnud vaja mingit Herkist või Maarjat või kolmandat isikut, et Jeesus on ise seal samas selles hetkes, juhendab teda ja tuleb vabadus. Tema puhul oli veel see, kellest me räägime siin praegu, et ta ütleski, et ma ei taha oma usku panna Herkise või Maarja peale, vaid ma tean, et Jumal saab mind vabaks teha ja ma liigun selles ja ta sai vabaks. See oli vägev töö ja minu jaoks on väga lahe olnud see ka, kui näiteks sa oledki liikunud Eestimaa peal ja hiljem oled rääkinud neid lugusid. Ma ei ole ise olnud seal kõrval, aga lihtsalt mind on nii kõnetanud need lood,
kus ongi kellelgi haigus ja on hea koht, kus palvetada, et palvetame, sa saad terveks. Aga siis on seal kõrval on mõni inimene, kes on öelnud, et tule siia, pane ise ta nii-öelda haigele kohale käsi peale ja palveta. Ja siis, kui inimene on terveks saanud, siis selle sama palvetaja usk on niimoodi kasvanud, et kui palju potentsiaalsem on see, et ta läheb ja ta liigub selles edasi, et sa astud ise nagu kõrvale sellest. Et see ei pea läbi minu käte juhtuma, sellepärast et Jumal tervendab ja ta võib ükskõik keda kasutada. Aga lihtsalt see väike puudutus ja inimese usk saab nagu nii üles õhutatud, et see kannab nagu palju suuremat vilja. Ja see on see, mida ma usun, et Jumal on lasknud mul teha ka, et näidata, et kõik võivad teha seda, kes Jeesust Kristust tunnevad, kes elavad tema jaoks ja väga paljud on, Jumal ongi, ma ütleks, kutsunud praegu nii-öelda julgustama noori ja vanemaid ka, et pange käed peale, inimesed saavad terveks, öelge selle teemani, et läheb välja, see läheb välja, jaga prohvetlikku sõna ja need on sündinud, ma arvan peaaegu, et iga kord, kui ma olen Eestimaa peal liikunud kuskil, siis on keegi astunud välja mingis uues asjas, kus Jumal on teda kasutanud. Ja need asjad sünnivad järjest enam ja see ongi mõeldud paljunemiseks. Ma tahan siia veel lugeda, see on Markuse evangeeliumi lõpus tegelikult 16 peatükk, kus Jeesus ütlebki sellest seda, et minge välja, kuulutage evangeeliumi, tehke imetegusid ja tunnustähti. See on Markuse 16:17 ütleb tegelikult nii, kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed. Minu nimel ajavad nad välja kurja vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega mürkmadusid ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid. Haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks. Ja siit läheb edasi veel põnevalt. Kui issand Jeesus oli nendega rääkinud, võeti ta üles taevasse ja ta istus Jumala paremale käele. Aga jüngrid, nemad läksid välja, kuulutasid kõike ning issand toetas neid, kinnitas sõna ja tunnustähtedega. Ja ma arvan, et see on see koht, kus tõesti ta on tunnustähti ja imetegusid toonud järjest rohkem esile ja Eestimaa peal ka, mitte ainult meie keskel, seal kus me liigume, vaid ka mujal. Me oleme kuulnud vägevaid lugusid, mida Jeesus on teinud ja ma usun, et see paljuneb ja rohkem ja rohkem ja rohkem. Ja see on ka see, miks me oleme seda saadet tegemas, et inimesed võiksid tulla siia ja jagada oma lugusid, seal, kus meie ei ole osa olnud. Ja siin on väga põnevad lood veel tulemas teiste inimeste poolt, kes on neid asju näinud. Jah, meie selle podcasti eesmärk on siis, et üleloomulik saaks loomulikuks. Räägime neid lugusid ja see saab loomulikuks ja mitte ainult meie elus. Amen, nii et see võiks olla see väike sloogan lause või tunnuslause, et üleloomulik saab loomulikuks ja peab saama loomulikuks. Aga Maarja, nüüd kui me oleme rääkinud siin nendest üleloomulikest lugudest, siis tõenäoliselt on neid, kes igatsevad ka seda, tahavad näha seda. Nad on kuulnud neid lugusid, aga enda elus ei näe. Kas oleksid valmis palvetama siia lõppu nende noorte ja vanade eest või ma ei tea, kuidas öelda, et meie vaatajate ja kuulajate eest. Ja ma usun, et ka sellel on meelevald, mida sa täna siin välja palvetad. Ja kui nemad liiguvad välja kuskil, et nad hakkavad nägema neid asju ja mis on, ma ütlen lõpetuseks ära enne palvetada, ja kõige enam, mis on vägev näha ja rõõmustav näha, on see, et inimesed alistavad ennast ja tahavad järgida Jeesust oma eluga. Ja see on ka üks asi, mis on sagenenud ka meie koguduse keskel, jälle hiljaaegu üks inimene tuli usule. Ma käisin just siin mandril rääkimas, seal tuli 2 inimest usule, et see vili järjest enam hakkaks kasvama. Aga sa võid palvetada nende inimeste eest, kes igatsevad seda, neid üleloomulikkust näha, mida Jeesus teeb. Jaa. Kallis Jumal, aitäh sulle iga kuulaja vaate eest. Ja ma palun praegu, et kes tundis oma südames seda, et ma tahan ka näha neid üleloomulikke tegusid, ma tahan liikuda selles, siis Jumal, ma palun, et sina vastaksid nende igatsusele, annaksid neile esimese juhtnööri, kuidas sellesse astuda ja anna ka see julgus teha see samm.
Aga ma palun ka nende pärast, kes võib-olla ei olegi oma otsust veel teinud, et nad tahaksid järgida, siis ma palun, kallis Jeesus, et praegu, kui nad ütlevad sulle jah-sõna, et siis sina alustad ühte head tööd nende sees ja küll, et tunnustähed ja imed ka neid järgivad, aga ma palun, Jumal, iga kuulaja-vaataja tõesti sinu kätte, et mis iganes seemneid sa oled täna siin ka külvanud, et need püsiksid ja kannaksid head vilja. Aamen. Aamen. Nii et ma loodan, et teil oli tore kuulata ja vaadata. Aitäh olemaks osa. Ja järgmine siis osa tuleb juba 2 nädala pärast välja. Nii et julgustan ootama ja vaatama, panema tähele, mis toimub ja niimoodi me läheme edasi. Kui Jumal lubab, siis ikka mõnda aega, aga lähtume ikkagi sellest, mis Jeesus teha tahab. Ole väga õnnistatud ja hoitud ja kohtume peagi.